ööülikool. Öeldaksegi, et kui inimene jõuab ringi tunnetamiseni, siis ta muud ei tahagi enam. Kõik peab olema ümarune. See ring, see on püha asi. Ta on midagi väga võimsat. Ööülikool. Arhitekt Vilen Künnapuu näitab raadios pilte. Oma loengus Fulleri kuppel ja lõpmatuse variatsioonid tõukub ta Ameerika arhitektist ja futuristist Buckminster Fullerist. Mina olen toimetaja Mart Sirnask. Kui Fuller tegi mingisuguseid neid maja kui masinaid, eks ole, siis maakera oli kui masin, eks ole, lendas ringi ja energia oli siis tõesti energiasäästlikud mingid asjad seal tal. Siis mina räägin ka energiast, aga ma räägin rohkem siis kosmilisest energiast, mõtteenergiast ja nende energiate keskustest, niisugustest antennidest või me oleme ise ka antennida, sinna ma jõuan hiljem. Mulle meeldib selline nagu teooria või selline arvamus, et me elame ajastul, kus inimene muutub, kus inimese vibratsioon tõuseb, räägitakse ka isegi mingist dimensioonide muutumisest, et mitmed siuksed teadenaised on sellist mõtet avaldanud, et ütleme, enamus inimesed on 3. dimensioonis. Üks väike osa, 20%, 15% on 4. ja siis 5% on 5. dimensioonis nagu. Aga see arv kogu aeg muutub. Ja mis siis toimub, et kui inimene on kõrgemas vibratsioonis, kõrgemas dimensioonis, et siis ta järsku avastabki, et ta ei saagi maailma muuta. Et ta ei saa ka pea laiali joosta ja muuta midagi või otsida seal uusi maavarasid või uusi energiaallikaid, et ta saab ainult iseennast muuta. Et ta hakkab iseenda sisse vaatama ja järsku avastab, et seal enda sees on kõik peidus nagu, et maailm polegi midagi muud kui enda projektsioon, et kui on enda sees on side leitud endaga ja on leitud selline positiivne maailma nägemus, siis maailm muutubki õnnelikuks. Kui enamik inimesi on õnnelikud, nad vaatavad oma sisse, saavad seest energiat, nad projekteerivad selle õnneliku maailma nagu enda ümber, need maailmad liidetakse kokku ja siis ongi kõik korras. Siis küll siis see energia kuskilt tuleb. Aga nüüd peaks Fulleriga siis pihta hakkama, et kuna tema on selline visionäär, kes tuleb nagu tagant uksest või ei käi paraadna uksest. Et sellised inimesed on alati olnud. Oli Palladio oli selline, oli Louis Kahn selline, Steiner, eks ole. Mitmed, kuidas öelda, kes siis on nagu maailma muutnud ja Artuurset maailma muutnud ja eks sellised ilmselt tuleb jällegi, kes siis võib-olla mitte ainult ei tegele siis sellise majaga või linnaplaaniga. Ja kõik need muuseas sellised inimesed on nagu vaimsed. Nad on siis kas väga religioossed või kuidagi moodi ja Fulleri on samamoodi. Natuke ma meenutuseks lugesin ta elulugu, et ta oli ikka sügavalt usklik. Samas on ta väga tugev tehnokraat, et seda metafüüsikat on sealt raske kätte saada. Minul on natuke see asi, ma olen hilisem ja mul on see teistmoodi, see metafüüsiline mõtlemine. Muuseas, ma lugesin ju ka just seda artiklit Maa kui kosmoselaev. Fulleri artikkel, eks ole. See muidugi, et maa ei ole mingisugune piiritus, ma ei tea, mis asi, mida võib lörtsida ja trööbata. Seda laeva tuleb hoida siis seda meeskonda, meid ei ole üldse palju, kuidas me omavahel hakkama saame, et see tagab siis selle õnneliku lennu. Sinnamaane ma nagu sain aru ja 2 käega nii-öelda olen selle asja poolt, aga edasi juba ta hakkas kirjutama, et peaks olema, et autol on olemas selline autoraamat, kus on kõik kirjas, kuidas sõita, kuidas nii midagi parandada, et kogu värk oleks kirjas, siis ma hakkasin vaatama, et see on juba natukene, et kogu meie lend oleks ka seal täpselt kirjas ja kuidas ja kuhu ja et pigem mina toetan võib-olla või mulle meeldib selline indiaanlaste mõtlemine, et maa ei ole mitte ütleme masin, aga ta on olend, et ta on nagu maa ema, eks ole, Mother Earth, et kes siis toidab ja kes meid, kuidas öelda, kaitseb ja meid sünnitab ja võtab uuesti ja selline, et niisugune maa kui olend, kellega saab rääkida ja saab paluda, eks ole, temalt siis abi ja see jälle, et me oleme kõik kosmonaudid, see on okei, see mulle jälle meeldib. See on ju tore olla astronaut või kosmonaut või. Mul on meeles see ajastu siis
kui mina olin noor ja oli niisugune hipiajastu, tegelikult ju siis hipid võtsid ju Fullerilt väga palju, et võtsid ju need oma need toomid ja soomid, eks ole, ehitasid nendest varrastest selliseid kuppelmaju, katsid neid igasuguse rämpsuga, auto ustega ja mingite presenditükkidega ja papiga ja värvisid need üle ja elasid oma kommuunides ja olidki niisugused anarhilist elu, astusid välja sellest, kogu sellest jamast, mis neid ümbritses ja olid omamoodi spirituaalsed, mediteerisid, tegid vaimset muusikat, aga ilmselt nad natukene vist pingutasid üle narkootikumitega, nii et see asi lõpuks ikkagi kukkus kokku ja kes veel ellu jäid, need sõitsid Indiasse, nendest ka pooled tegid seal üledoosi, aga siiski neid on siiamaani, on neid, ma just seal kohas mõni aasta tagasi pojaga olime, oli neid siiamaani, tutid peas ja sõidavad oma motikatega ringi ja või need olid võib-olla nende lapsed muidugi või lapselapsed koguni. Aga alati on nii, et esimene nii-öelda vasikas läheb aia taha, et nüüd praegu ma kujutan ette, et ongi nagu uus niisugune hipi aeg, kas või see, kus me siin praegu oleme. See elamine siin, see ongi selline omamoodi hipi niisugune kommuun. Vaat see on, ma käisin kunagi, me olime seda Gateway'd tegime San Franciscos, on Sausalitos, on niisugused hilishipide veepealsed siis elamud, eks ole, seal need ujuvad sellised ja väga naljakad, igasugused eristiilis ja sellised asjad ja see hipi asi on muidugi mulle ka südame lähedal, me päris hipid ise ei olnud, aga sinna kanti, see on meie nüüd see Tallinna kooli seltskond siis kuskil 71. aastal või 70. Lasnamäel, kus praegu on see ilus Lasnamäe linnaosa ja siis ei olnud seal midagi, see oli seal üks prügimägi ja üks maha jäänud sõjaväe lennuväli. Ja me siis mina olen paremalt teine, see ilus lokis peaga. No vot, ja siis, eks ole, siin me ehitasime ka niisuguseid just elamiseks neid ei teinud, aga mingisuguseid konstruktsioone ja seal siis olid siis igast tualettpaberid seal lendasid ja vaba niisugune ellusuhtumine on nagu mulle alati meeldinud. See Fulleri muidugi niisugune hullumeelsus on ka, ta on väga tegelikult tervendav. Et mis siis temalt meelde jäi, on mulle jäänud, mida ta siis andis, et tema just, ütleme kupli juurde ma tulen eraldi veel, see on niisugune metafüüsiline teema. Aga just kerge konstruktsioon, mis on siis, kuidas öelda, kerge kaaluga, avad on väiksed, konstruktsioon on eksponeeritud, ta on nähtav, ta on interiooris nähtav, ta on eksterioris ja sealt edasi ju tulid kõik need, see kasvas ju uus brutalism sellest välja, eks ole, Reinem Benem, varane Louis Kahn, kõik need Foster, Grimshaw, Rogers, eks ole, need on ju kõik seda konstruktsiooni näidanud ja see on minule ka südamelähedane. Mulle kiputakse mingit postmodernisti silti külge, aga see ei ole päris nii. Me ei häbene näidata ka oma neid igasugust torusid ja oma materjale ja betooni, et see on, kõik on nagu kuidagi tuleb iseenesest. Ja pigem ütleme nii, et postmodernism, ütleme see võib-olla see niisuguse ultreeritus mõistes on praegune arhitektuur, kus pannakse majadele särgid ümber, mingid fassaadid ette, mis ei peegelda mingisugust tektoonikat, mis seal sees toimub. Jah, mina kasutan sümboleid. Ma olen küllaltki niisugune ratsionaalne, mu majad on ka võib-olla pigem masinat meenutad, aga seal on tihtipeale mingi metafüüsiline sümbol, kas siis mingi figuur, mingi kuju või mingisugune sammas või mingisugune veel midagi. Ma selle juurde tulen. Nii. Selle juurde ma tulen, eks ma siin räägin natuke hüppeliselt, aga küll ta hakkab minema. Nüüd ütleme tõesti, kui see kuppel, minu meelest Fuller ei rääkinud kuplist kui nüüd metafüüsilisest, ta rääkis ikkagi kui niisugusest ökonoomsest konstruktsioonist, kus siis väliskeskkond on sisekeskkonnast eraldatud, aga tegelikult olen mina jõudnud sinnani, et on kuppel selline asi, kui sa seal all oled, seal on aeg nagu surutakse kokku ja kui aeg on kokku surutud, siis sa oledki teises dimensioonis, et see on nagu uks teise dimensiooni, et ole kupli all natuke aega, vaata, mis juhtub. Või püramiidi all. Kindlasti teadis Fuller sellest, aga tollal sellest nii palju ei räägitud. Et praegu on võib-olla aeg edasi liikunud ja nendest vaimsetest asjadest on hakatud rohkem rääkima ja mina kavatsen ka terve oma loeng rääkidagi siis sellistest kuplitest ja nende peal asuvatest antennidest.
Aastal 1999, kui mina olin ennast juba parasjagu ära joonud, ära võistelnud kõige selles uues ajas ja omaenda kehtestamisega ja igasuguste ka Artuuri võistlustega ja asjadega. Ja lisaks alkoholile ka veel tugevalt igasuguste uimastite ja unerohtude küüsis. Näiliselt edukas, aga kuskil sisemuselt üsna katki. Sattusin ma siis 99 suvel Naissaarele, kus oli esimene siis indiaanilaager. Ja siin me näemegi, pannakse üles sellist siis indiaani tipid, mis on ka muuseas, ma usun, Fuller on väga palju õppinud nendest asjadest. Ega valge mees ongi õppinud, ta on ju kõik asjad kuskilt loodusraamatult võtnud, ega siis midagi pole ise leiutanud. Kaasa arvatud kogu moodne kunst, eks ole. Picasso võttis Aafrikast kõik need võimsad asjad ja siis müüs maha miljonite eest, eks ole. Tegi sama asja, et natuke kehvemini. Nii et valge mees ongi selline kõva võtja ja aga okei, valgeteks. Siin on nüüd see sama tipi seest, kuhu mina siis jõudsin 99. aastal suvel muserdatuna ja et lähme puhkama, panin mingi 10 raamatut kotti, et natuke loen saare peale veidikene, niisugune ehtne intellektuaalne kretiin. Lähen ka korraks puhkama, eks ole. Ja mis seal juhtus, et oli tseremoonia. Öösel oli kohe peyote tseremoonia. Ja mul oli nagu au ja võimalus, öeldakse, et mitte inimene ei leia peyote, aga peyote leiab ise sinu. Nii et see peyote leidis minu ja tõi mind natipidi sinna ja ütles, et nii, et sa pead nüüd osalema. Ja ma olingi terve öö selles tseremoonias, osalesin. Ja tulemuseks oli see, et kogu minu intellektile üles ehitatud maailm lagunes, purunes täielikult. Isegi kes pealt nägid, ütles, et oli 2 raksu. Esimene raksakas oli, et tuli praod sisse ja teine raks oli, kui kõik kukkus nagu liivaks. Ühesõnaga, sellest Villu Künnapust, kes sinna sisse läks, ei jäänud midagi järele. Hommikul tuli sealt teine mees välja, kes oli muidugi ahastuses, et mul vana enam ei olnud ja uut ka ei olnud, eks ole. Ma olin selle öö jooksul kogenud midagi nii pöörast, et vana enam ei kehtinud. Et siis ma käisingi seal 3-4 päeva, see oli see üritus seal mööda mingid laudradasid ja mul kogu niisugune tunne, et ma midagi väga tähtsat teen. Aga pärast öeldi, et mul mingisugune asi lihtsalt laeti ümber, nagu arvutil on ka, et midagi seal, et kogu vana info oli ühesõnaga ei kehtinud. Ja siis midagi oli vaja, mul ilmselt anti midagi asemele ja see oli nii müstiline, ma räägiks hommikuni sellest, aga üks asi, mis mul on, et üks indiaana läheb minu ees. Ja öeldi, et tema on siukene, kes vahetevahel võib ära kaduda. Et ta on ja siis tal ei ole. Ja üks Rupert. Ja mina lähen see Rupert, mõtlesin, et lähen natuke järgi talle, et ajan juttu. Aga ta pööras mööda laudrada ära. Ma läksin 3-4 sammu ja vaatan, ja oligi kadunud. Ei olnudki Rupertit enam. Ja siis oli lisaks selle Rupertil oli üks tallas. See oli ülivõimas, indiaani preester või roadman, nagu ütlevad, eks ole. Ja tema oli niisugune, et ta mind ei näinudki üldse. Ta vaatas must läbi. Ma olin niivõrd, niisugune intellektuaal, keda ei peagi nägema. Kellest polegi üldse asja midagi. Ja läks mitu aastat, kui ta järsku hakkas mind nägema ja hakkas muga rääkima ja me saime sõbraks, sest ma olin siis muutunud juba. Mul võttis veel mitu aastat, kui selle tühja koha peale midagi tekiks, eks ole. Aga ühesõnaga ma olen läbi elanud niisuguse isiksuse transformatsiooni. Et ma olen elanud ühte elu, niisuguse intellektuaali elu, eduka ja võistleva ja üsna iroonilise tüübi elu ja olen elanud ka pärast seda hoopis teissugust elu. Et selles mõttes on mul kogemust. Ma ei ütle, et see eelmine elu oli nüüd midagi väga, see oli ka okei. Ütleme, see oli see 3. dimensiooni elu. Ja nüüd edasi on 4. dimensiooni elu olnud. Nii. Ja üks asi, mida nad ehitavad, eks ole, indiaanlased on need svetid. Need on nagu Fulleri kuplid, eks ole. Et ehitatakse nendest, pannakse üles mingisuguse poole tunni jooksul ja kaetakse pealt siis presendiga ja siis on keskel on siis kõik need, see on see nende higistamisteremoonia, siis, mis on ka muidugi ülivõimas. Nii et tarkus tuleb ikkagi loodusest ja loodusrahvastelt ja mina lõpuks jõudsingi selleni välja ja siis läks elu edasi, et ma hakkasin nagu hoopis teiste asjadega tegelema, teiste projektidega ja kuidagi moodi ilmusid uued tellijad, ilmusid välja budistid, kes palusid, teeks ühe budistliku keskuse Tallinna lähedale. Ja siis ma pusisin igasugust värki, siis oli moes ju see Liibeskind ja kõiksugused niisugused purjusmajad ja mis on, kõik on viltu ja kõik on. Ja proovisin seda, aga lõpuks läks kõik väga mitte viltu. Ja iseenesest läks kõik väga, väga ornungisse. Aga ma olin budistidega rääkinud, nende, siin on üks laama, Sangye,
kes siis õpetas natuke mind ja õpetati mind ka stuupasid jälgima või mis nad üldse on ja siis oli üks minu vanem kolleeg, Tiivi Torim oli selline arhitekt, kes ise oli budist ja kes mind nagu hakkas natukene nii-öelda kantseldama. Nii et ma ka budismiga ka teatava piirini nagu tegelesin. Ja siis, kuna ma olin ise juba alkoholist väljas, tablettidest väljas ja siis oli võimalus nagu see oma niisugust kogemust jagada siis teistega ja ma läksin vabatahtlikuna vanglasse sotsiaaltööd tegema. Siis ma olin 5 aastat nagu, mitte et ma olin seal vang, aga ma käisin seal lihtsalt. Ja see oli kõige ilusam aeg mu elus. Küll oli vägev, nad olid mu vennad. Mind ei huvitanud, mitu tükki keegi on maha tapnud. Ta oli mu vend, ta teadis seda, et ta on mu vend ja meil oli hea olla koos. Ja kõige naljakam, et ka vangi valvurid olid mu vennad. Ja muidugi eelkõige direktor. Kui mul hakkas igav, siis ma läksin koputasin uksele, oi, tere, Vilen, tule sisse, et palati kohvi, värke, nendel on ka igav seal. Ja siis fantaseerisime, eks ole, siis jällegi, ja siis tuli mõte, et teha vanglahoovi peal üks siuke tempel. Et seal ongi nagu, siin on plaan, eks ole, et see on nagu panteon, vangla panteon. Ja et seal oleks siis ka koht, kus saaks selliseid luuleõhtud teha ja muidu aega veeta toredasti, aga see jäigi niisuguseks ilusaks pildiks. Aga see oli väga vägev periood, et inimesed olid hädas ja karmid lood, minu lugu on kuke pea sellega võrreldes, mis nendel meestel oli, kellel oli kas rokk mingi 15 aastat või 10 aastat. Aga mis kõige tähtsam, ma mõtlesin teiste peale, ma enam ei mõelda enda peale, ma mõtlesin, kuidas teisi aidata. Ma olin terve elu mõelnud ainult mina. Tahan olla teistest parem, tahan olla see, aga järsku mu mure läks teiste peale ja aidates teisi hakkada alles ise ennast nägema ja mõistma. Aga olles nagu kunstnik, arhitekt, siis ma kogu aeg seda dokumenteerisin siis mingite kas kolaažide või mingite piltide või et see on selles mõttes mul nagu veres, et iga asi muutub kunstiks, seda ma ka ütlesin sellele vangla direktorile, kellel ei olnud midagi selle vastu. Et üks siuke hull hakkas seal käima, et mind võeti seal omaks. Aga lisaks vanglane ma hakkasin ka natuke kaugemal käima, hakkasime reisima ja ma hakkasin nagu budistidelt sain nagu inspiratsiooni ja siis ma tahtsin neid stuupasid ja asju näha ja siis ma käisin, kõige enne me olime selles Taiwanis, eks ole, siis Tais ja siis Nepaalis ja Nepaalis muidugi need on need põhistuupad seal, need on Katmandus. Ma hakkasin stuupat tunnetama, et tuleb välja, et see stuupa on selline kosmilise energiamasin, väga iidne, juba ma ei tea, kuskil Lemuria ajast. Ja siis ma hakkasin nagu seda ka tunnetama ja hakkasin nendest nagu lugema ja siis hakkasid avanema alles mingisugused väga huvitavad asjad hakkasid nii-öelda juhtuma. Et tuleb välja, et kosmilist energiat ma olin tajunud kogu elu, aga ma ei osanud seda lihtsalt, ma ei saanud seda aru, aga siis järsku ma hakkasin nagu kogu maailma energeetiliselt nägema. Jätkab arhitekt Vilen Künnapuu. Üks teooria, kust on tekkinud siis need stuupad, et on siis Tiibetis on see püha Kailassi mägi, mis on siis loodud ka mingite kõrgemate olendite või lemuurlaste poolt, nagu siis mingite tavaliste mägede mõttejõuga lihvimise teel, nagu sellised püramiidid ja need ümber on veel püramiidid ja selline püha linn nagu oli ehitatud. Tänapäeva stuupad on siis selle mudelid, sellised väiksemad mudelid, mis on samamoodi siis kosmilise energia
vahendajad, nad on nii antennid kui ka siis ise edasiandjad. Ja kõige naljakam, et see ongi nii. Seal idamaades on neid hästi palju ja nad on nagu igapäevase elu osad, et olgugi need on vanad varemed, Ayutthaya, üks siuke linn on, mis on siis Tai sellest pealinnast, siis on paarsada kilomeetrit eemal, kus on ainult need stupade varemed alles. Need inimesed viivad sinna maali, siis on püüdsetud sinna neid ohverdavad, neid terakesi ja asju ja räägivad läbi siis selle stupa, räägivad siis vaimudega. Ja need stupad on idamaades, on igal pool. Stupa on nii tähtis asi, et keegi muust ei viitsigi rääkida üldse. Meie räägime siin mingist külmutuskappidest ja pesumasinatest, aga seal ei taha keegi ei viitsi aega raisata selliste asjade peale. Et neist rääkida, see veel vähem neid osta või omada. Raha ka ei ole muidugi. Ja raha ei ole ja polegi vaja, see on nii naljakas. Inimesed on ilma selletagi õnnelikud, Nepalisked. Tulevad, tantsivad, 2 nädalat on mingi festival, usufestival, laulavad, tantsivad, siis natuke aega lähevad maja taha, seal on mingi paar peenart, siis midagi seal rohivad, siis tuleb uus festival jälle. ja kõik on okei. Ja inimesed on selge pilguga, väärikad, targad, koolis pole käinud, lugeda, kirjutada ei oska, aga kõik on okei. Nad valdavad sellist informatsiooni, et meiesugustel tarkadel raamatulugejatel on ikka väga palju õppida nende käest. No võib-olla oskad lugeda ka, mina nii täpselt ei tea. Võt siin ma näitasin, siin samas on seal Ayutthayas. Seal on umbes, ma ei tea, 10 000 stupat. Seal on kõik muu ära lagunenud, aga ja nüüd uus linn hakkab sinna peale tekkima. Ma olin ühe rühmaga seal kuskil teisel pool seal Tais. Järsku ma tundsin, et ma ei viitsi enam seda turistivärki teha ja ütlesin, ma tahaks mingit autot ja minna oma stupasid vaatama. Okei, jah, kohe leiti mul üks auto ja toodi autojuht ja ma siis joonistasin, ma kuskil raamatust olin näinud, tegin visandid, ma tahan, kus on 3 stupat järjest. Ja, ma neid tean küll, need on olemas, need on seal Ayutthayas, et lähme sinna. Seal oli nii pöörane energia, ma joonistasin nad ruttu ülesse, siis ma tulin sealt välja, järsku mul hakkas tohutult head ja tegin joonistusega ära. Ja midagi väga vägevat juhtus, ja siis ma jõudsin sinna oma grupi juurde õhtul. Ja mida hiljem see giid rääkis, kes on ka selguselt ka siukene energia inimene või nägija, ütles, et kui ma tulin sinna, see rühm oli kuskil mingi lõpuõhtu ja ma ei tea, mingid tansud värgid seal, et mul oli mingi kuldne pall ümber. Et ta ei julgenud mulle lähedale tulla, ta tahtsin sinna palli sisse minna, et mul mingi 2-meetrine pall oli ümber. Ühesõnaga need stupad nagu laadisid mulle selle palli ümber. Ja mis kõige naljakam, et see uus linn tuleb nende stupade ümber ja need stupad on kohe liiklussõlme keskel ja kohe õige koha peal. Et idamaalane saab aru sellest, õhtumaalasele räägi midagi kosmilist energiast, teie veel saate aru siin vähemalt suurem osa. Aga reeglina kuskile vägevasse ülikooli lähed New Yorki tega väga seal idas küll, jah. Indias palun väga. Ma pidasin loengu Takas, eks ole, see nüüd oli Mark Liiduga, seal käisime need Kaani Eitsi vaatamas. Kõik noogutavad, saavad aru asjast. Aga ta on muidugi selline asi, et kui Fulleril oli ainult kuppel, eks ole, siis see stupa on nagu kuppel pluss antenn. Et seal on ka, siis seal on need nagu 5 põhielementi, see baas, eks ole, siis on see kuppel, siis on veel mingisugune asi, siis on nagu see antenn, siis on nagu need põhielemendid on, eks ole, maa, tuli, vesi, õhk ja üleval on siis eeter, keha. Roomas on Pantheon, eks ole, puhas tšakra. Nagu inimese, need tšakrad, eks ole, inimese energia, need keskused, linn on ju samamoodi nagu inimene, nagu olend. Ja linn, tal on need tšakrad igal pool olemas ja seal Rooma ongi selline, ta on nagu kiriku plaan oma tšakratega ja inimesed on alati seal õnnelikud, turistid jooksevad ringi ja lobivad münte sinna nendesse purskaevudesse ja söövad jäätist ja väga rahul kõigega. Siis sattusime ka Egiptusesse, kus siis sellised mehed on kõik käinud, ma ei tea, Fuller käis, aga Kaan käis seal kindlasti. Ja ta sai pärast Egiptustega muutus täielikult. Ta nägi seda teist maastaapi, seda nende eelmiste inimeste, need Atlantise inimeste, nagu, et kõik oli hästi suur. Ja ta hakkas ka tegema siis selliseid, tõi oma trepikojad välja ja kõik, ja et majad hakkasid meenutama niisugused vanu, suuri maju, mis mulle ka muuseas meeldib, et siis New Yorgis on mitmed antennid, eks ole, Empire State Building, mis on võimas antenn. Väga tugev antenn on muuseas Vabaduse sammas. Ja Kugenemi muuseum on ka väga tugev niuke tšakra. Moskvas, palun väga, miks seal kogu aeg midagi juhtub selles Kremlis? Sellepärast, et neil on need stupad seal.
Ega siis saab ka liigutada negatiivset energiat, kõike saab liigutada nendega. Terve Moskva muuseas need suuri stupasid täis, need, mis on need kõrghooned, need on ju pandud nagu 5-nurga kujulised sinna plaani peale täpselt. Ja Venemaal on muuseas Moskva ümber on sellised püramiidid. Üks Kolodi nimeline ärimees on need ehitanud. Et ta hakkas tunnetama kõrged, kuni 40 meetrit, fiiberklaasist siis, et parandamaks energiat. Nii et me võime neid venelasi kiruda kui palju tahama, aga nad on mingi koha pealt on väga ees teistest. Kuidas öelda, kosmilise energiaga tegelemine on neil au sees ja nad on selle koha pealt päris tublid. Nii, ma hakkasin siis, olles ikkagi kunstnik, arhitekt, ma hakkasin nagu siis oma stupasid siis konstrueerima. Ja algul nagu kontseptuaalsete töödena, Taiwanis oli üks näitus, siis ma tegin nagu niisugust ujuva stupa Taipeisse ja oli veel Taipei linnavalitsuse ette, tegin paar sellist suur stupat. Siis ühe ma tegin Veneetsiasse, sinna Pea San Marco väljakule ja see oli nagu kontseptuaalse tööd, need olid Veneetsia Biennali näitusel ka väljas. Nad olid esialgu projektid lihtsalt. Siin oli üks niisugune suur kullast stupa seal Veneetsias, eks ole. Selle telje peal siis, selle suure katoliiku niisuguse kiriku. Ja aga need olid nagu Veneetsias seal ühel Arturi Biennalil nagu seal ka eksponeeritud. Küll mitte Eesti selles ekspositsioonis, aga Taiwani. Tol korral olin Taiwani lipu all, mul õnnestus seal osaleda. Aga jah, selline asi mind huvitas küll, nagu ma kuidagi sain pihta. Küsiti, mis see mees teeb seal, kui me kuskil väljamal läksime. Tema uurib stupa arhetüüpe, selge. Siis oli mul ka oma, et Fuller tegi seal oma neid suuri geodeetilisi kupleid, eks ole, mina uurin neid asju. Selline energiasammas on siis koos Padrikuga tehtud siis tigutorn Tartusse. Meil oli see nagu detailplaan juba varem valmis. Seal pidi üks mingi kaarjas kõrghoone olema, all olid sellised kuplid, asjad. Sisu veel täpselt ei teatudki ja liikus. Aga siis Tallinnas oli just see Viiru keskus valmis saanud. Ja siis oli tohutu skandaal sellega. Siis hakati meid igast august nagu kiruma ja sõimama ja see läinud üle ka. Kogu aeg oli nihuke peks hakkas pihta ja meil oli just see töö pooleli ja ma ütlesin Padrikule, et mis siin nüüd saab, et nüüd hakkas vaibuma juba, hakkas natuke vaibuma, et kuule, see läheb uuesti lahti, kui me keset linna mingisuguse torni üles lööme, et see peab küll midagi väga erilist olema. Ja siis me saime sealt nagu jõudu, et midagi erilist sinna teha. Ja mis seal salata, kriitikud nagu väga sõna ei julgenud võttagi üldse. Täielik hauavaikust oli pärast seda, kui see valmis sai. Et see on ikka hea asja tundemärk, et siis keegi ei sõima, aga ei kiida ka. Aga seal on siis nii, et see nagu spiraal siis selle asja nagu aluseks, plaaniks, nagu liikumine siis pimedusest valguse poole ja on hästi vana nagu sümbol. Ja me oleme Aini Padrikuga koos seda asja ammu ajanud, et me toome nagu oma töödesse mingid niisuguseid olemuslikke vanu sümboleid. Et see kuidagi tuleb iseenesest, et see sümbol kuidagi leiab oma koha selles projektis ja kas ta on siis mingi suure kujundina või on ta mingi detailina. Ja kuidagi see mõjutab, ta annab talle powerit, et selliste vanade kujundite kasutamine, mulle alati meeldivad mõtted mingist igavesest arhitektuurist ja maast välja kasvavast arhitektuurist, mis on nagu vanad lossid või vanad kindlused, et on mingisugused asjad, mis on ilma ajata või ajatud. Et ma tahaks nagu arhitektuuri, me tahaksime tuuagi selliseid püsiväärtusi. Et sellisena me kujutame arhitektuuri ette ja et see aeg ei omagi tähtsust. Mulle meeldib nagu selline ajatus ja lõpmatus ja et mis ma algul rääkisingi, et inimene, kui tahad maailma parandada,
siis vaata oma sisse hoopis ja mediteeri, ole iseendaga ja taju seda sügavust ja iseenda lõpmatust. Ja vot see on midagi väärt, et lõpmatusega ühendus, et see annab mingisuguse igavese elu või, et väiksed asjad kaotavad oma tähenduse. See on siis kas kunstiga või Artuuriga või lihtsalt oma igapäevase, mitte midagi tegemisega. Nagu indiaanlased ütlevad, maailma peatamine. Peatad maailma. Kogu see info niisugune möll, mis tuleb vasakult paremat, et ta muutub ebaoluliseks. Ega siis Padrik on samasugune esoteerik nagu mina, saab vaata tullemgi veel. Ja me koos nagu arutame neid asju ja meil tekivadki need kuplid ja kerad ja see on nüüd keskus koos siis Tigu Torniga, eks ole. Siis on väga niisugused väga vanad baaskujundid, näiteks ahal on ju see vesikapiskis, eks ole, kus 2 ringi omavahel, siis 2 võrdse diameetriga, siis lõikavad keset diameetrit 11. See on väga niisugune vana püha geomeetria kujund, et see on nagu seal sees ja see nagu organiseerib kõik, et ta annab selle struktuuri ja mingisuguse niisuguse kindluse. Ja siin on seest, eks ole, liimpuittalad, eks ole, need kaared ja nendest siis see kuppel tekitatud. Ja see on väga huvitav, ma mäletan, kui selle avamine ja siis kõik need tähtsad tegelased, kes seal all olid, ei tahta ära minna. Kõik muudkui pidasid kõnesid, lõpuks said kõned otsa ja ka ikka kuidagi oldi see kuppel, võttis nad enda pihku kuidagi selle. Et see on väga hämmastav, kuidas kuppel organiseerib nagu inimese mingisugust meelolusid ja tema seisundit, tema teadvust, ma ütleksin isegi. Kui sellised pühased asju nii natukene, mitte nii, et väga hoogu minna, ainult neid panna, nendega tegeleda, siis sa nagu ka eraldud elust ära. Tihtipeale ongi need esoteerika inimesed ja siis praktika inimesed, neile omavahel ei ole silda. Et mulle meeldiks see, et kui oleks sild nagu, et ma oleks siin maailmas, oleks kodus ja siis seal. Kuidagi niimoodi mul läinudki, et ma olengi nagu, üritan nii olla, et vahel on mul siin maailmas natukene tegu, et aga vaikselt hakkab see tulema. Nii, ja siis see vangla tempel jäi ära, aga küll saime 3 templit siis selle eest Narva maantee algusesse, sinna majakatusele panna. Ja üldiselt nägijad mehed kiidavad, ütlevad, et väga head asjad, et nad organiseerivad seda kesklinna energeetikat päris ilusti. Ja seal sees keskmises tornis elab üks soomlane. Tema oli ärimees ja niisugune tavaline rahajõmm, kes lükkas raha kokku aga siis sattus sinna kuplisse elama ja siis järsku ta hakkas avastama, et ta elu hakkab vaikselt muutuma. Et tal kuidagi nagu see äri, nagu huvi raha vastu hakkab vähenema ja siis ta hakkas nagu mediteerima, siis ta tõi suure Buda kuju sinna üles, seal ülevalt saab terrassile veel. Ja siis ta hakkas veel rohkem mediteerima, hakkas maalima. Ta kunagi maalida hakkas maalima, küllaltki hästi maalima. Siin on üks minu projekteeritud maja seal Rakveres nagu Lossimäel, mis on ka tegelikult väga tugeva energiaga, 4 suure korstnaga. Ja huvitav, et ma olen seal olnud, all üks pere elab ja ma käisin pildistamas, need kutsuid sisse, et tule istuma juttu ja siis ütlesid, et mis pull see on, et oleme siin majas ja kuidagi nagu aeg kaob ära ja mingi kosmiline tunne tuleb sisse ja ühesõnaga et kergelt hakkab nii. Ja naljakas, et kuidagi viimasel päris paljud hakkavad sellist juttu rääkima, kes sellistes majades elavad. Et ühesõnaga geomeetria mõjutab inimese teadvust. Muidugi niisuguste asjadega peab olema ettevaatlik, et siis juba mina olin loobunud alkoholist, igasugustest muudest asjadest ja kui juba sellisel teel asuda, siis tuleb ennast jälgida oma elu ja oma sisemist moraali ja puhtust. Nii et selline ringi teema, öeldaksegi, et kui inimene jõuab ringi tunnetamiseni, siis ta muud ei tahagi enam. Kõik peab olema ümarunene. See ring, see on püha asi. Ta on midagi väga võimsat. Kui sa alustad maja kavandamist, siis mis on seal need nagu sellised päris algosakesed või mis on see algosak, ehk siis kus see mõtteprotsess algab, et kas see saab olla nagu kuidagimoodi funktsionaalne või et kui mina vaatan seda maja, siis kas see peaks olema nagu selline ratsionaalne maja iseenesest või mingi ratsionaalne asi või kui palju see on nagu ratsionaalsusega peale hakata? Jah. Eks arhitekt on ikka anyway on ratsionaalne. Sa võid olla ka kõige, Fuller näiteks, eks ole, või ükskõik, kes oli küllaltki, crazy ja otsis igast erinevaid ebaratsionaalseid ja fantastilisi võib-olla asju, aga olles õppinud seda ala, ma tean, mis asi on köök, mis ilmakaarest ta asub, ma tean, kui suur ta on, kuidas ta side elutoaga on, kuidas on ta köötav, seal korras, need on ratsionaalsed asjad. Aga lisaks nendele tuleb veelgi see mitteratsionaalne. See, nagu ütleb Fuller,
lisaks füüsilisele tuleb ka metafüüsiline aspekt juurde. Nii et see ratsionaalne asi, ta ei saa seda ratsionaalset, kuidas öelda, eitada, muidu ei tulekski seda maja, keegi ei ehitaks sellist maja. Et need asjad peavad korras olema, need peavad olema veel rohkem korras kui tavalises majas. Lõpuks sa ikkagi tegeled, eks ole, just kui mingite kõrgemate asjadega, aga tegelikult ikkagi matemaatikaga päris lõpuks või millele see nagu taandub nii-öelda need? Aga matemaatikat minu seal üldse pole, see on geomeetria, jah, seal on lihtsalt kujundid, ruut, ring, eks ole, ma ei tea, kõik arvavad, et Artur on tohutu matemaatikaga, et aga minu meelest, mis matemaatikat seal on? Mingi väike geomeetria tunne võiks ju olla, nagu kujutava geomeetria mingisugune asi. Ja see ei tee paha, selleks on vaja joonistada. Ma nagu aiman, mida sa tegelikult mõtled, et see on nii keeruline kõik, aga see on nüüd see arhitekti professionaalne, seda õpib koolis. Aga põhimõtteliselt arhitekt, kes ruumi komponeerib, ta on nagu helilooja. Heliloojale on ka, ma ei tea, kui palju teda matemaatikat tal vaja on. Ta lihtsalt tuleb kuskilt see asi. Me kipume inimeste, tema nüüd leiutab ja tema nüüd arvutab midagi ja veel. Ta ei tee midagi erilist. Kunstnikule antakse, suurtele kunstnikule antakse, et ta näeb asja. Aga kuidas ta seda näeb? See kuidagi moodi tuleb kuskilt. Ja näed seda, joonistad üles ja ongi. Et olles ise looja, kuidagi hakkad tegema ja tulebki. Kus mina tean, kus tuleb ja ongi. Ja niimoodi teevad ka Louis Kahn. Ta ei olnud mingi, kõik ütlevad, et Kahn on nii püha mees ja kõik. Ta ei tea tuhkagi, ta lihtsalt hakkab tegema, ta on natuke reisinud, ta on natuke neid vanu asju uurinud, aga ta ei ole mingisugune teadlane, nüüd vanade seal klassikalise Arturi teadlane ei olegi. Tegelikult ja see Fuller samamoodi olnud, ta on ka niisugune seikleja ju, ta oli ju, mis ta tegi, käis pidudel ja tegi pulli ja ei saanud kuskil igal pool, nagu oli natuke üleliigne. Meil võtame meie suured poeedid, eks ole. Viidingu Juss, tema ju, eks ole, Üdi, ta ju lõpuks visati kõigis koolis välja, õhtukooli lõpetas kuidagi moodi kuskil ära ja ega mina juhtumisi olen ka väga paljudes koolides käinud ja üks nendest oli muuseas, oligi niisuguste mitte, nende, kutsuti lollide kooliks. 2. kuni 5. klass oligi, Kadriorus oli siukene, oligi lollide kool ja mina käisin seal. ja need olid siis Eesti ja Vene klassid olid ja lõpuks siis need Eesti klassid, 2 klassi oli veel need viidi ja siis sinna 42. keskkooli. Ja sealt siis suurem osa jäidki sinna kuidagi pidama ja nagu ei saanudki edasi, aga siis mõned said ikka edasi ka. Pojaga ja Augustiga me käisime 2 korda Indias, siin me oleme seal Varanasis, pühas linnas. Need on küll imeasjad, mis seal koged, see templid ja need tseremooniad ja need inimesed, need palverändurid ja see on kuidagi nii vägev ja nii võimas. Seal oli üks India kunstnik, kes õpetas, et iga päev teha, ma ei tea, tema ütles 10 joonistust, aga kas või mõnedki, hästi kiired joonistused. Et need on nagu meditatsiooni eest. Ja siis ma hakkasingi need templeid joonistama seal hästi kiiresti. Ja see on huvitav, et ta viib mingisse väga huvitavasse seisundisse, väga positiivsesse. Ja siiamaani ma üritan iga päev joonistada natuke või maalida või midagi. Ma ei ole hea mediteerija. Ma proovin seda mantrat korrata, aga ma oma arust ei jõua kuskile. Aga kui ma ühe pildikese teen, siis on kohe, mind lõigatakse mu see sisedialoog nagu katki. Ja ma olen kuidagi nagu ühenduses mingisuguse kõrgema väljaga või ühendväljaga või kuidagi niivõrd kihvt tunne tuleb ja ma olen nüüd hakandki, ma ju maalin päris palju ja eelkõige selleks, et saada head tunnet. Kiired visandid, sellised akvarelli moodi asjad ja need, ma ei tea, midagi väga erilist, nagu eriline tunne tekkis. Ja see nagu äratas muus jälle sellise kunstniku ja maalija
mida ma muuseas olin kunagi, kui ma õppisin veel ERKis, tükk aega tagasi, siis mul oli see juba ikkagi nagu natuke käe sees, siis ma hakkasin nagu uuesti tegelema sellega ja ta nagu mõjutab nagu arhitektuuri ka. Nagu ma olengi aru saanud, et arhitektuur ja kujutav kunst, et see on üks ja sama, et ta on samasugune mingi suur kujund, ütleme maja või linn või ta on ju ka samasugune pilt või skulptuur või. Minu meelest tuleb joonistada hästi kiiresti, et siis sa saad nagu mingi energia nagu paika. Kui sa hakkad pärast seda parandama ja veel sättima ja või intellektiga midagi seal juurde lisama, see võid ära rikkuda. Sellepärast mulle meeldivad need ekspressionistid ka, kes hästi kiiresti maalivad oma hästi jõuliselt ja nagu ma nüüd siin üliõpilastega käisime Berliinis ja siis ma vaatasin nende 70 aastate Berliini see koolkond, see niisugune transavangardi seltskond ja üks Fetting oli siukene vend. Ma vaatasin tast filmi ka. Just ma siis maalin, kui ma näen energiat, et ma muidu ei hakkagi maalima. Et ta maalibki energiat üsõnaga, Ja mul on ka, et ma näen mingit värki ja ma nagu panen selle, kas siis pliiatsi või mingite värvidega, selle tunde lihtsalt siia. Ja siis on see energia liigutamisega nagu hakkab midagi endas ka muutuma ja ma olen aru saanud, et kunst ja arhitektuur, et see on eelkõige nagu energeetiline protsess. Aga kas, ütleme, selliseid töid tehes arhitektuuri olemus sinu jaoks on kuidagi laiemalt ka muutunud? Loomulikult ongi nagu mitte ainult arhitektuuri olemus, aga üldse kõikide asjade olemus on muutunud. Nagu ma elasin läbi mingisuguse isiksuse muutumise, olen läbi elanud, läbi oma igasuguste jamade ja kannatuste ja värkide ja ma nagu muutusin kellegiks teiseks. Isegi see on huvitav küsimus, et kunagi hästi ammu öeldaksegi, et seal kuskil Lõuna-Ameerikas või ma ei tea, maiadel või tolteekidel või kellel need, ühesõnaga, seal olid 2 sorte arhitektid. Ühed, kes tegid tavalisi maju ja teised, kes tegid templeid. Ja need, kes tegid tavalisi maju, need õppisid sõjakoolis. Aga need, kes tegid templeid, need õppisid kloostrites. Et see oligi 2 lehte löödud tegelikult. Et võib-olla need asjad peaksidki olema nagu, et ka natuke lahus. Ütleme, ma kujutan nii ette, et tempel on nagu tšakra ja siis ümberringi on nagu tavaline elu. Siis kuskil on jälle üks tempel. Mitte nii, et kõik on templid, et siis võib ka hulluks minna. Aga et on selline tavaline asine elu, siis tuleb jälle mingisugune. Nii on nagu võtta vanu linnu, eks ole, ja mis mitte vanu, kõik igal pool on nii. Siin samaski siin hakka Põlva poole sõitma, jälle kuskil on mingi pisike kirik või midagi taolist. Et kuidagi selliselt ma kujutan ette seda. Ja võib-olla veel lõpetuseks on mul siin veel üks pisikene niuke kabel või stupa siin Väänas, mis just sai valmis ja mida veel peaks tegelikult, võib-olla me nüüd peremega veel mõtleme seest seda, et teeme sisse ka midagi veel ja välja ka mõned sümbolid. Võt see on nagu niukene, võiks öelda selline nagu uue usu tempel või nagu vanasti ekspressionistid ütlesid, minu maja on nagu uue usu tühi anum, seni tundmatu usu tühi anum, eks ole, et veel ei teagi täpselt, kuidas. Nad on nagu kristlased, samas neid huvitavad ka muud asjad ja võib-olla sinna tulebki mingi lõpmatuse sümbol ja võib-olla mingi kala, Kristuse sümbol ja ristime päris ei pandu üles, aga ristuba tuleb sisse. Sellised asjad tulevad sellised tellimused ja võib-olla tuleb mõni suurem käsi, kunagi ei tea, et kuidagi need teemad huvitavad. Selline kosmiline energia ja samas mind ristiti ära 2002 või 2003 ja ma nagu pean ennast kristlaseks ise ja ma käin kirikus ja see ei sega mul rääkida niisugust hullu juttu. Et ma kujutangi ette, tänapäeva inimene ongi vaba. Ka kristlasena ma olen ka vaba, ma nagu lähtun otse Kristusest, kes mulle meeldib, keda ma tunnetan ja tajun. Mulle meeldib maailma käsitleda nagu mingi suure organismina, mis on kõik tegelikult üks ja mis nagu tuksub ühiselt. Vaat see ongi asi, see sünergia, millest räägib ka Fuller, eks ole. Et me oleme üks tervik, me mõtleme tegelikult, me oleme üks organism. Et kuskil hakkab maailmas midagi muutuma ühes maailma servas, siis teises servas juba see asi ka sama asi käib. Ja et ega see energia juttu, võib-olla ongi nüüd aeg rääkida selliseid asju, sest võib-olla tõesti me hakkame enda sisse vaatama ja avastamegi, et on olemas veel mingisugused energiat lisaks elektrile ja mingid jõud, mis siis aitavad meile elada ja paremini elada ja maailma muuta paremaks. Just kus see muutmine hakkab, ikka seest poolt. Ülikool.
Teemal Fulleri kuppel ja lõpmatuse variatsioonid rääkis arhitekt Vilen Künnapuu. Loeng on salvestatud 2014. aasta augustis Põlvamaal Puustaorus. Muusikaansamblit Väljasõit rohelisse. Saate valmistasid ette Külli Tüli ja Mart Sirnask ja salvestas Urmas Tooming. Raadioteater 2015.